Kui rääkida analoogvälgutootjatest, ei saa kuidagi mainimata jätta Saksa elektroonikatootjat Metz, kes hiljuti lasi välja enda välkudest, venukamatest mudelitest uue põlvkonna. Minu nimi on Anton Lember, tervitan teid Point TV stuudiost ja täna me räägime 5 põhilisest omadusest, miks oleks mõistlik osta kas siis Metz 58 AF2 või 50 AF1 välklampi. Esiteks, välkude ergonoomiline disain. Välgu pea pööramiseks on vajutada ainult ühte külje peal olevat nuppu, kust on siis vabad kõik välgupea liikumissuunad. Välgu taga on suur, kergesti loetav ekraan ja välgu king on metallist vastupidav ja ehitatud niimoodi, et isegi kui on juba natukene ratast keeratud ja välk ei ole veel täiesti kinni, ei saa välk pesast välja kukkuda. Teiseks, suutlikkus. Välkude juhtuarvud, nagu nimest võib järeldada, on 50 ja 58. Kui välk on otseasendis, siis sellist võimsust läheb väga harva vaja. Seda võimsust on vaja siis, kui välgupea on keeratud kas lakke või siis ükskõik millise muu peegeldava pinna peale, kus siis omajagu valgust ei pruugi pildile tagasi jõuda. Lisaks sellele on mõlemal välgul olemas väikene peegeldi, mis osa valgust suunab siis otse pildistatavale objektile, täidab näiteks ära inimeste silmakoopad ja toob silmisse sära inimeste pildistamisel. Ja 58 lisaks sellele, kuna portreeasendis muutub see natukene kasutuks, on olemas ka väike lisavälk, mis rakendub siis pea külje peale asetamisel otsevalgusena. Ja mõlema välgu peal on siis olemas ka lainurik hajuti, mis läheb siia välgupea peale ja on suuteline hajutama valgust kuni 12 millimeetrise objektiivi jaoks. Kolmandaks, ühilduvus. Metsu välgud on toodetud toetama kõiki praegu olemas olevaid erinevate kaameratootjate välgujuhtimisfunktsioone. Aga juhuks, kui mõni kaameratootja peaks tulevikus midagi uut välja mõtlema välkude vallas, siis on Metsu kaamervälkudel olemas standardne mini USB pesa, mille kaudu saab välgu ühendada arvutiga, et teha tarkvara uuendusi, kui peaks neid välkudele välja antama. Neljandaks, juhtmevaba töö. Mõlemad välgud on võimeliselt kasutama nende kaamerasüsteemide juhtmevaba välgu protokolle, mille jaoks need loodud on. Seega, kui nii välk kui ka siis kaamera on seatud õigesse režiimi, on suuteline kaamera enda sisevälk jagama juhtimiskäske Metsu välgule. Säilivad kõik välgu tööparameetrid, sealhulgas TTL mõõtmine. Kui teie kaameral ei ole sisevälguga välgu juhtimise võimalust, siis Metz 58 AF2 välgul on see endal see süsteem olemas, ehk siis kui 58 on kinnitatud kaamera peale, on tema võimeline suuteline juhtima teisi välke. On olemas tal ka servorežiim, mis tähendab seda, et ka juhul, kui kaameral ei ole seda eelnimetatud välgujuhtimisvõimalust, siis servorežiimis, küll ilma TTL mõõtmiseta, on Metz välk siiski suuteline vahele jätma kaamera enda TTL režiimi ja rakenduma pildistamise hetkel. Viiendaks on nendel välkudel ohtleid erinevaid funktsioone, mida erinevates situatsioonides rakendada saab. Lisaks siis täisautomaatsele TTL režiimile on võimalik kiire särja sünkroniseerimine, täismanuaalne režiim. Lisaks saab käsitsi seada suumi reflektori asendit, on olemas tagumise kardina sünkro, on olemas orjarežiim, välgu kahveldus, modelleeriv valgus, saab
suumi välja lülitada ja on olemas turvavalgus. Mets 58 AF2 pääseb siis nendele ja mitmetele muudele režiimidele, näiteks suumi laiendus ja helisignaal suure pikselleeritud ekraani abil, mis siis on veel informatiivsem kui klassikaline fikseeritud kujunditega ekraan. Need olid 5 põhilist omadust, mis teevad Mets välklampidest head välklampid. Need põhjused on veelgi ja nende kohta saate täpsemalt uurida Fotopointi poodidest.